mina hakkan muretsema, et olen nagu Igor Mäng oma ennustustega. Et näen ainult õnnetust, õudsust, vaeva ja valu. Aga nii see on, kui jälgin, mis toimib Kasahstanis. Mina ei näe rahutustel lõppu ja kardan, et kohalikud rahutused võivad riigi piire ületada ja ähvardada nii Venemaad, Hiinat, Kõrgõzstani, Türkmenistani ja ka teisi autoritaarseid riike. Väga lühidalt ma seletan, miks olen nii pessimistlik. Ükskõik, mis põhjustas Kasahstani rahutusi, president Kassym-Jomart Tokajevil on vaja rahutusi vaigistada. Rahutuste vaigistamiseks tema valis vägivalla. Pikemas perspektiivis ei saa vägivald olla tõhus, kuni rahva kaebused on rahuldatud. Võimul olevad ei saa rahva nõudeid rahuldada, kui nad ametist maha ei astu. Ja haavunuid on liiga palju, et vägivallaga neid igavesti edasi vaigistada. Ühe või kahe võimul oleva süüdistused ei rahusta rahvast, mis on terve valitsuse aparaadiga pettunud. Seega Kasahstani endise luurejuhi Karim Massimovi süüdistused riigi reetmises ei vaigista kedagi. Rängalt autoritaarsel riigil on peamine probleem, et nendel pole kellegagi läbirääkimisi pidada ja kellegagi kompromisse leida. Kõik potentsiaalsed rahva esindajad on eemaldatud, kas eksiili saadetud või vangi istuma pandud. Sest rahval pole esindajad, siis pole ka ustavaid liidreid, kes lubaks paremat valitsust ja sellise lubadusega rahutusi vaigistada. Vägivaldse režiimi liidritel tuleb sarnane lõpp nagu Benito Mussolinil, Nikolai Ceausescul, Muammar Gaddafil ja Saddam Husseinil. Muidugi, sama probleem on Vladimir Putinil ja Xi Jinpingil. Kui Vene rahvas peaks võtma Kasahstanilt eeskuju ja Venemaal süttivad üleriigilised mässud, kellega Putin lepib? Aleksei Navalny kindlasti ei tule Putinile appi rahvast vaigistama. Hiina president Xi Jinpingi väärjuhtimine on viimase paari aastaga kaotanud miljoneid töökohti, pankrotistanud miljoneid investoreid ja vangistanud lugematu kogused uiguure ja tiibetlasi. Kui see rahvamass pöörab valitsuse vastu, pole Beijingi liidritel kellegagi läbirääkimisi pidada, et varandust ja elu kaitsta. Kultuur, mille autoritaarsed riigid on külvanud ja väetanud, saab ka valmis koristamiseks. Väga ammu aega tagasi töötasin konsultandina Ungari teadlase Loran Zeleiga. Zeleil oli firma Institute of Cultural and Social Studies ja uuris just kultuuri erinevusi riikide vahel. Minu panus oli peamiselt andmete analüüsis ja metodoloogias, aga siiski jäi mulle mõned tähelepanekud kultuuri valdkonnas. Näiteks, kui töötasin Aasias, eriti Hiinas ja Mongoolias, jäi silma see, et nende rahvuste ajaloos meeskonnaspordid ei arenenud tipptasemele, individuaalspordid küll. Samal ajal kui Põhja- ja Lõuna-Ameerikas põlisrahva meeskonnad võistlesid jalgpalli eelkäijat ja hoki moodi sporte, mongolid Aasia steppidel võistlesid üksteise vastu vibulaskmises, maadluses ja hobuste võiduajamises. Minu arust idamaades individuaalne konkurents läbib isegi äri läbirääkimisi. Kui nõustasin Ameerika ettevõtteid, kes sõlmisid lepinguid Aasia ettevõtetega, mina rõhutasin, et idamaalased ei otsi kompromisse, vaid soovivad iga läbirääkimise sessioonis midagi enda poolele võita. Sellega läbirääkimistel pidi olema strateegia, milles ei ava kõik kaardid lauale korraga, vaid jätad ikka mõned
peitu, millest võib loobuda siis, kui kõnelused sattuvad ummikusse. Olin sellise nõuandmisega vägagi kindel, aga pikemat aega mõtisklesin küsimuse üle, miks ja kuidas sellised kultuuri erinevused ilmusid. Mul on kujunenud teooria, et ida- ja lääne kultuurid on läbi ajaloo erinevalt arenenud. Idamaa kultuurid on kannatanud peale surutud kultuuridega, kus vallutajad surusid võidututele peale oma kultuuri. Lääne-Euroopa kultuur on rohkem ise organiseerunud. Hansa gildid näiteks ise organiseerisid ettevõtteid, suhteid ja tegevusi. Erinevad gildid nende erinevate lähteviisidel vajasid läbirääkimisi ja kokkuleppeid teiste linnade ja riikidega. Hansa linnad pidasid läbirääkimisi rüütlite ja aadlitega kaitse- ja sõjatingimustes. Erinevad linnad kasutasid oma unikaalseid võimalusi kokku leppida kaitses, maksustamises, religiooni rollis ja ehitistes, mis olid vajalikud ühiskonnale. Tahan öelda, et demokraatia printsiibid arenesid just keskkonnas, mis vajas kooperatiivset kokkuleppeid. Ma kardan, et idamaalaste ajaloo ei võimaldanud selliseid grupi kokkuleppeid ja autoritaarsete riikide kultuur kivistus ühe ja sama arvamuste läbisurumises. Aasia hiljutised jõumehed oleksid võinud ja oleksid pidanud julgustama kodanike rühmitusi ja valitsusväliseid asutusi, kust aktivistid võiksid kodanikujuhtidena esile tõusta. See tegemata on tänapäevani demokraatlikud lahendused peagi välistatud. Winston Churchill ütles kord, et demokraatia on halvim valitsemisvorm, välja arvatud kõik teised, mida on proovitud. Ma kardan, et Aasia riigid jäävad edasi proovima neid teisi veel halvemaid valitsemisvorme.